Nõukogude inimesed mõtlevad iga päev ja iga tund oma suurele juhile ja õpetajale, seltsimees Stalinile. Seltsimees Stalini elu on rahva ennast salgava teenimise ülevaks eeskujuks. Õppides tundma seltsimees Stalini elu ja tegevust, omandavad miljonid töötajad kommunismi eest võitlejatele vajalikke jooni, mis avalduvad piiritus armastuses oma rahva ja sotsialistliku kodumaa vastu. Seltsimees Stalini kuulsusrikas elu on tema noorest east peal olnud pühendatud töötava inimkonna õnnele ja tulevikule. See oli Stalin, kes suure Lenini ustavaima võitluskaaslasena kindlustas suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni võidu. See oli Stalin, kelle juhtimisel Nõukogude rahvast lõi võimsa eesrindliku tehnikaga varustatud tööstuse. See oli Stalin, kes viis ellu kolhoosikorra sügavaima revolutsioonilise pöörde talurahva saatuses. See oli Stalin, kes tõi Nõukogude rahva võitjana välja suurest isamasõjast. See on Stalin, kelle juhtimisel Nõukogude rahvas ehitab kommunismi säravat hoonet, kellele järgib kogu progressiivne inimkond võitluses vabaduse, rahu ja demokraatia eest. Üle kogu vabariigi tulevad kokku töötajate vaimustatud hulgad, et kirjutada alla Eesti rahva poolt suurele juhile ja õpetajale, kallile Stalinile saadetavalle tervituskirjale. Edasi kolhoosis kannab kirja teksti ette kolhoosi esimees Rudolf Viks. Kolhoosnike südamed on tulvil kuuma tänutunnet seltsimees Stalinile, õnneküllase kolhoosikorra loojale. Nagu kõigis teisteski kolhoosides, võtavad edasi kolhoosnikud endale uusi täiendavaid kohustusi seltsimees Stalini 70. sünnipäeva auks. Piiritu meeleolu tõus valitseb neil päevil meie arvukates käitistes. Hingestatud tähelepanuga tervitab Tallinna masinaehitustehase kollektiiv kallist kirja Eesti rahva vabastajalle, kõigi maade ja rahvaste juhile. Koos eesrindliku käitise töötajatega võtab kirjale allakirjutamisest osa EKVP keskkonnite sekretär seltsimees Karota. Südamlikult tervitab oma armastatud juhti kogu paljumillioniline Nõukogude rahvas. Nõukogude riigi kõigis paikades, kogu maailma töötajatelt saabub seltsimees Stalinile tema kuulsusrikkaks tähtpäevaks kingitusi. Mõõtmatu on austus, hellus ja armastus, mis ümbritsevad progressiivse maailma võimast juhti ja mis leiavad kingitustes ülla ja kestva väljenduse. Eesti Nõukogude Kunstnike Liidu kollektiivi liikmed täidavad austavat ülesannet, viimistlevad Eesti rahva kingitust oma parimale sõbrale, hoolitsevale isale seltsimees Stalinile, kristallvaasi marmoralusel, mille loomiseks andsid oma osa vabariigi mitme ettevõtte töötajad. Selle kingitusega liituvad Eesti rahva kõige pühamad mõtted ja tunded. Palavalt tuksub rahva süda ajaloo suurimale inimesele, kes muutis kauniks meie elu, andis meile jäädava õnne luua ja töötada stalinliku rahvaste sõpruse viljastavas päikesepaistes. Varem nägematu pinge ja innuga töötab Nõukogude Eesti kaevurite armee. Vabariigi eesrindlikemate kollektiivide hulka kuulub Kukruse põlevkivikaevanduse töötajad üksmeelne ja teovõimas pere. Töötada väsimatult, töötada ennastsalgavalt, teenida kodumaad nii, nagu teenib seltsimees Stalin. See juhtmõte omandab suurima kõlavuse Kukruse kollektiivis eriti praegu, kalli juhi ja õpetaja unustamatult juubelipäevadel. Uurija Martin Oja on üks neid väljapaistvaid töömehi, kelle järele joonduvad Kukruse parimad inimesed.
koos Nõukogude maa kõigi kaevuritega võtavad Kukruse töötajad seltsimees Stalini 70. sünnipäeva auks uusi kohustusi, raporteerivad talle uutest tootmisvõitudest, mis väärikalt lähevad Nõukogude rahva saavutuste vägivas kroonikasse. Kauni, ülikauni elu, muretu ja helge tuleviku on loonud Nõukogude lastele seltsimees Stalin. Tallinna pioneerid on kogunenud pidulikule koondusele seltsimees Stalini 70. sünnipäeva tähistamiseks. EKVP Keskkomitee sekretär seltsimees Karotam kõneleb innukaile kuulajaile oma kohtumistest seltsimees Staliniga, jutustab Nõukogude noorte hellast isast, suurest eeskujust ja targast õpetajast. Sügav uskumatu sära hõõgub laste silmades. Nende südamed tuksuvad õnnest kuuluda stalinliku sugupõlve ridadesse, kanda edasi Nõukogude rahva kuulsusrikkaid võitluslippe kommunismi kõrgustele.